kinnitage turvavööd, algamas on Petrone Prindi podcast Reisid ja raamatud ja tänane reis viib meid Ungarisse. Olen Meelike, minu Hollandi autor ja minu kõrval on Lea Kreinin, kes aasta tagasi kirjutasid raamatu Minu Ungari, on nii? Jah, umbes aasta tagasi tuli välja ja rahvas sai hakata lugema. Ja salvestame seda enne emakeelepäeva, sest sina oled ka õpetaja, tulid just jooksuga töölt, oled päev otsa eesti keelt õpetanud, et kellele sa õpetad eesti keelt? Ma õpetan Tallinna Polütehnikumis IT Akadeemia rühmadele eesti keelt teise keelena, mis tähendab siis seda, et minu õpilaste emakeel ei ole eesti keel, vaid nad on siis enamikus venekeelsed ja nad õpivad eesti keelt teise keelena. Kas nad peavad õppima, sest nad on sunnitud siin Eestis olema ja integreeruma või on ka mõni, kes tahab õppida? No ma ei saa nii päris öelda nüüd, et sunnitud ja nii mustvalge see asi ei ole, et nad elavad Eesti ühiskonnas, nad on meie ühiskonna väga tegusad liikmed ja eesti keelt läheb neil ju lihtsalt vaja. Iseasi on muidugi see, et kõik õpilased ei ole, neil kõigil ei ole vedanud. Tead ka, et koolisüsteem on nagu suur loterii, et kui sa satud heasse kooli, sul on hea eesti keele õpetaja, siis tuled põhikoolist, nagu meile tulevad õpilased, ja juba vuristad soravalt rääkida, kirjutad, kõigega saad hakkama, mingit probleemi ei ole. Aga kahjuks on ka sellised koole Eestis, kus tulevad sellised, kes ei saa nagu aru või ei taha aru saada. Ja mõnel tekib motivatsioon, mõnel ei teki. Aga ma omalt poolt siis proovin teha neile selle eesti keele õppimise hästi huvitavaks. Käime hästi palju väljas, ekskursioonidel ja tegeleme tunnis igasuguste põnevate asjadega ja vaatame videoklippe ja filme vahel ja mängime igasuguseid keelemänge. Selles mõttes, et see ei ole nagu selline igav tuim tuupimine, nagu me kujutame ette mingit viktoriaanlikku kooli, kus ladina keelt suure selle kaardikepi abil õpetati vastele väikestele poistele. Et tänapäeva keeleõppe on ikka väga äge tegelikult ja mulle väga meeldib mu töö. Aga selliseid ei ole, kes näiteks ekspat ongi ajutiselt Eestis, aga on tulnud eesti keelt õppima, sest on lahedad Eesti sõbrad, tahavad natuke keelt osata? No jaa, need sellised on ka kindlasti, aga meie koolis nüüd sellised ei ole, kuna me õpetame ikkagi põhikooli baasil, on meil need kursused, keda mina õpetan. Seal on kõik ikka, kes on siis mujalt tulnud, küll on Ukrainast meil tulnud ja ka teistest kohtadest, aga nüüd selliseid ekspatte, kes omal soovil on Eestisse tulnud, eks nad tulevad võib-olla ülikooli siia, et nad päris sellisesse tehnikumi tüüpi õppeasutusse vast ei satu. Aga ungarlasi ei ole see õpilaste hulgas hetkel? Ei ole. Ja ei ole ka olnud. Aga vastupidi, et kui sa Ungaris elasid, kuidas seal eesti keelega oli, siis sa pidid ise ungari keelt kasutama, õppima? Ja mina õppisin ungari keele ära juba niimoodi enam-vähem siis ülikooli ajal ja kui ma läksin Ungarisse tööle, ka ülikooli siis tööle, siis ma tegelikult juba oskasin. Ma arvan, et praeguse Euroopa keeleõppe tasemel ma võisin olla kuskil, ütleme seal B2, C1 vahel, kui ma läksin. Ja nüüd ma arvan küll, et minu ungari keel on C2. Et seal siis ikka elu õpetas ka kõvasti ja ongi, et need C-tasemed tegelikult tulevadki alles siis, kui sa ise räägid ja oled siis seal ühiskonnas ja suhtled hästi aktiivselt. Et õpikus saab võib-olla selle B1 veel kätte, aga B2-gi on raske siis õpikust õppida. Elu ikka õpetab kõige paremini. Ja selleks tuleb hästi palju siis vaadata ungari filme ja kuulata ungari keelt ja rääkida ja nii edasi. Aga jah, et ma sattusin sinna ülikooli õpetama ja ma õpetasin siis eesti keelt ülikoolis ja nendel oli siis ka seal erinevaid rühmi, nii et tegelikult ma õpetasin siis päris algajatest kuni selliste B-tasemel keeleoskajateni välja, et väga erinevaid rühmi. Kas ungari keeles on ka selliseid aktsente või murrakuid, et sina õppisid seda korralikku ametlikku keelt õpiku järgi, eks ole, ja kas koha peal oli aru saada, et et ikka kohalikud räägivad hoopis teistmoodi? Tähendab, üks asi on muidugi see släng või mingi sotsiolekt, et Budapesti noored ikka igasugused sõnad, hästi palju on nende slängisõnu tulnud näiteks mustlaskeelest, mida mina muidugi ei osanud ja väga huvitavaid slängisõnu õppisin seal. Elu oli siis see kõige suurem õpetaja, aga nüüd sellised murdeid, nagu meil Eestis on,
Ungaris ei ole nagu sellised, on küll mingid murdealad ja murdejooned on, aga need on pigem sellised üksikud sellised murde eripärad või võib-olla kõige huvitavam ongi siis see Põhja-Ungari mägismaa, kus seal on suured rahvuspargid ja sellised karstikuupad ja hästi huvitav kant on ta, hästi kena looduslikult ja seal on siis väike rahvusrühm palotsid ja vot need palotsid räägivad siis nii nagu räägib eestlane, kes on ungari keele ära õppinud, et need sellised illabiaalsed ja labiaalsed, ühesõnaga, et ma ei hakka siin foneetikasse väga pikalt sisse minema, aga A-d ja Ä-d nad siis, meie hääldame nii nagu need palotsid ja seega siis iga kord, kui ma kuskil suu lahti tegin, enda arust ma olin juba väga hea rääkija, siis ikka öeldi, oi, et sina oled just Põhja-Ungarist pärit, et sa räägid nagu need palotsid seal. Ja siis teistele eestlastele on ka seda öeldud, nii et see on siis hästi tore, ma olen selle üle hästi uhke. Küsid, et et sa tuled Põhjast, ma ütlesin jah. Et kus sa siis oled täpselt, ma ütlesin, et nii 1800 kilomeetrit põhja poole, ei ole võimalik, et nemad arvasid, et ma tulen Põhja-Ungarist. Sellega sai kõvasti nalja aeg-ajalt. Kas on tõsi, et meie ütleme, eks ole, finno-ugri keeled ja ungarlased ütlevad ei? Ja meie ütleme soome-ugri ja nemad ütlevad finn-ugor. Jah, et nemad panevad selle enda osa esikohale. Ei, ütlevad finn-ugor ikka. Soome-ugri, jah. See on ikka rahvusvaheline termin nagu nende keeltega. Siis need ungarlased, kellega mina olen kokku puutunud, need siis ütlesid teistpidi, et ennast tähtsamaks pidada. Ma ei oska seda kommenteerida, sest meil oli ka see õppetool, kus ma töötasin siis Budapesti teadusülikoolis. Selle nimi oli ka soome-ugri õppetool Finn-Ugor Tanseek, nii et ikkagi oli soome-ugri ja Finn-Ugor. Meile alati meeldib öelda, et eesti ja ungari keel on, nad on siis sugulaskeeled või ühest sellest keelepuust, aga ükski sõna ei ole sarnane. Kas keskmine ungarlane teab, et eesti keelega oleme seotud? Ma arvan, et meil keskmine eestlane teab sellest keele sugulusest ja soome-ugri keeltest palju rohkem kui keskmine ungarlane ja ühelt poolt ka see, et ma seal oma raamatus muidugi ka sellest pikalt pajatan või suhteliselt palju räägin sellest, siis see tuleb ka sellest, et neil on selline suurema, uhkema sugulase igatsus ja nad tahavad siis olla sugulased või keelesugulased sumeritega ja egiptlastega ja jumal teab kellega, aga siis need imelikud kalaõgijad kuskil põhjast kuskil lumehangede vahel, et need ei ole siis väga seksikad keelesugulased üldse ja seetõttu siis on ka seal siis igasuguseid pseudosugulasi proovitud leida ungari keelele ja muidugi keeleteadus on selle kõik ümber lükanud, aga nagu tead, isegi on olemas lamemaalased ja teab, mis igasugused imelikud inimesed, kes usuvad midagi sellist, mis ammu on teaduse poolt ümber lükatud ja seesama on siis ka keeleteaduses. Nii et jah, et ungarlaste hulgas ma olen ka väga palju tuliseid kõrtsivaidlusi veiniklaasidega maha pidanud siis teemal, et Eesti ja Ungari on sugulaskeeled ja nendel on siis olnud igasuguseid vastuväited küll nende sumerite ja igasuguste muude eksootiliste sugulaste näol, nii-öelda nende potentsiaalsete keelesugulaste näol, aga jah, et teadus ütleb ühte. Ikkagi me oleme sugulaskeeled ja see kõige vanem selline sõnad on üldse sellised asjad, et sõnu saab laenata ja sõnad muutuvad, eks ju. Nagu, kui sa kasutad midagi hästi palju, siis ta nagu läheb õhemaks ja kulub ära. Sõnadega on täpselt sama moodi, et kui on väga vanad sõnad, mida on hästi palju kasutatud, siis nad kuidagi kuluvad ära, lähevad lühemaks ja muutuvad. Ja kõigis keeltes on see nii. Ja huvitav ongi see, et eesti ja ungari keeles on siis see väga vana iidne sõnavara. See on mingi 100 sõna või natuke rohkem, et need sellised inimese keha osade ja igapäevaeluga seotud asjad, need on ikkagi need samad tüved, kuigi me vahel ei saa sellest aru, sest häälikud on muutunud vahepeal, aga käsi on kees ja veri on veer ja seda kõik eestlased teavad, see on meil kooliõpikutes kirjas. Ja kui ungarlastele ka seda rahulikult rääkida, siis nad ütlevad, oi jaa, tõepoolest, vaat kui huvitav, et ma ei teadnudki seda. Ungaris jah, võib-olla seda keelesugulust nii palju koolides ei toonitata või ei rõhutata. Aga 14 käänet nagu eesti keeles? Ungarlastel on palju rohkem. Aga kõik ei anna siis seda täit paradigmat, et mõned on sellised nagu
ainult mingid teatud nagu korr, näiteks selline käändelõpp nagu korr, see näitab, et mis kell või mis ajal midagi toimus. Selline huvitav käändelõpp on ka ungari keeles. Nii et nagu me võiks olla meie nagu ajal siis, et 6 ajal kirjutatakse sõnaga kokku hommiku ajal, õhtu ajal või ma ei tea, mis iganes on ju. Et võt ungarlastel on selline ja siis on veel neid sellised käändelõppe, et seal vaieldakse ka, et palju neid käändeid siis lõpuks on, et mõni ütleb, et on üle 30 ja nii edasi. Aga üldiselt jah, need samad, nagu meil on see loogika, et on need sisekoha käänded, et sisse, sees ja seest ja peale, peal ja pealt ja väliskoha käänded. Need on neil ka täitsa olemas, et see on nii huvitav, et see kasutamine on ka suhteliselt sarnane. Sa õpetasid Ungaris eesti keelt, õpetad Eestis eesti keelt. Mis on õpilastel kõige raskem? Et see tüüpiline õ-täht ja 14 käänet, aga kas sa oled veel märganud, mis on neile kuidagi keeruline ja võib-olla ka vastupidi, mis on väga lihtne, mis nad haaravad, eks ole, õhust ja meil on sellised reeglid ja nemad saavad ilusti aru, et oled sa märganud? Et tähendab, olen ka õpetanud Eestis ungari keelt kunagi Tartu Ülikoolis algajatele ja lihtne on see, mis on sama nagu meil, eks ju. Et kui see asi on sinu emakeeles olemas, siis on sulle hästi lihtne. Kui seda ei ole, siis on nagu raskem. Ja minu jaoks ungari keeles oli hästi raske näiteks see, et nendel on määratud ja määramata pööramine, nii et see on nagu tegusõnal on erinevad lõpud, olenevalt sellest, kas see asi, millest räägitakse, on kellegi oma, on hästi teada-tuntud või on mingi suvaline. Ja sellest oleneb tegusõna lõpp ja see oli nagu kohutavalt nagu, ma saan nagu aru põhimõtteliselt, mis see on, aga et see võttis mul vist kõige kauem aega ära õppida ja samas on neid verbi prefiksid nagu need tegusõna eesliited, nagu on hästi palju saksa keeles ja eesti keeles on ka neid, aga ungarlastel on veelgi rohkem ja seal on hästi palju erinevaid tähendusi. Nagu ma ei oskagi praegu näiteid tuua, aga võib-olla seal polegi mõtet selle teemaga väga sügavale minna. Mis on veel huvitav, on see, et nagu soome keeleski ungari keeles on olemas need omamisliited ehk possessiivsuffiksid, nagu näiteks kui soomlane ütleb taloni, siis on minu maja. Kui ta ütleb talosi, siis on sinu maja, talonsa on tema maja. Ungari keeles on täpselt samamoodi, et selle nimisõna lõppu läheb mingi väike liitekene, kes näitab või mis näitab siis, kellele see asi kuulub. Nagu see on nii huvitav, eesti keeles seda ei ole, aga see on väga põnev, aga kuna ma olin enne soome keelt õppinud, siis mulle see ei olnud raske. Aga ma tean inimesi, kellele see on väga-väga raske. Mis on ungarlastel eesti keele puhul raske, on võib-olla see, et meil on täis ja osa sihitis, meil on nagu sihitise, vaata see, et ma loen selle raamatu läbi või ma loen seda raamatut ja loe see raamat läbi ja kõik see asi, mis on ka teistele raske, kes eesti keelt õpivad, nagu ma arvan, see ongi eesti keeles võib-olla kõige raskem asi. Välted ka vahel öeldakse, oi, need välted on ikka nii rasked, aga tegelikult kui inimene teeb mingit vältevigu, siis ikka saadakse temast aru tegelikult, on ju. Et see ei ole, see on rohkem nagu meie oma arvamus, et oi, meil on 3 väldet ja me oleme ikka nii väga vinged ja keegi kunagi ei suuda eesti keelt korralikult ära õppida. Aga see, kas ta suudab seda keelt ära õppida, see on ikka sellest kinni, kas ta nagu näeb vaeva ja kui palju tal on kokkupuudet eesti keele rääkijatega ja ma tean ungarlasi, kes elavad Eestis ja on väga hästi suutnud eesti keele ära õppida ja vastupidi ka. Et on eestlasi, kes elavad Ungaris ja räägivad ungari keelt nagu sündinud madjarid ja see on ikka rohkem nagu see tahtmise ja võib-olla ka selle pühendumuse küsimus. Aga siis veel see aktsendi küsimus, nagu et me enne rääkisime siin ka sellest, et ma räägin nagu palots. Aga mulle meeldibki nii, aga ma ei tahagi olla nagu perfektne ungarlane, et ma arvan, et aktsent rikastab selle rääkijat, et see annab nagu mingi nüansi, mingi minu personaalse sellise keelekasutuse nüansi, mida teistel ei ole. Ei peagi nagu sulanduma 100%. Ei pea ja siis need ka, kes Eestis eesti keelt õpivad, et teil on aktsente, mis siis? On siis on. Keel on ju suhtlusvahend, et keel ei ole mingi püha eesmärk, mille poole püüelda ja täiuslikuks saada, vaid keel on selleks, et suhelda, mõtteid vahetada ja tuttavaks saada ja teisest kultuurist osa saada ja kui see niimoodi toimib, siis miks peab olema keegi perfektne selles keeles?
minu isiklik arvamus muidugi. Mulle väga meeldib, mis sa just ütlesid. Aitäh. Mina oma väga konarliku hollandi keelega maadlen kogu aeg selle aktsendiga ja siis on kohe selline tunne, et aktsent, nii, sa oled see, et kui ma sõnagi ei ütle, ma näen välja nagu hollandlane, ütlen tere kõigil niimoodi, et see ei olegi hollandlane, sa oled nüüd seal nende immigrantide kastis, et ma olen palju julgem oma aktsendiga. Jaa, ole, sest see on sinu personaalne ma hakkan sind tsiteerima. Jaa, palun, lase käia. Aga jah, et inimesed kardavad ja see on ka võib-olla üks põhjus, miks keelt kardetakse rääkida, et nad saavad aru, et ma ei olegi päris maalane või nii, aga ei peagi olema, et me ei saa igal pool olla, me ei saa olla kõigis pulmades pruudid ja kõigi ilmatustel kadunukesed või ma ei tea, kuidas ilusamini öelda. Et meil on tore, et sa räägid seda keelt ja ma arvan, et hollandlased on ka väga õnnelikud, et nad saavad suga hollandi keeles suhelda. Ja sa oled nende keele ära õppinud, teinud nii palju vaeva ja teinud nii palju pingut. Ma loodan. Sa oled ka elanud Šotimaal. Jah. Kas õpetasid seal ka eesti keelt? Jaa, ma õpetasin seal ülikoolis ka eesti keelt ja eesti kultuuri ja eesti ühiskonna igasuguseid kursusi, erikursusi. Kuidas sa selle šoti keele aktsendiga hakkama said, et väike selline lühi nali ette, et tegelikult meie ju tänu Šotimaale saime tuttavaks. Isegi ma sain su lastega ennem tuttavaks, sest ma ööbisin teil ja sina olid ära ja siis mulle meeldis, kuidas üks tütar tuli tegi ukse lahti, et tere, kas sa veini tahad? Mina vaatasin, et sa oled üldse piisavalt vana, et veini juua, aga aastaid hiljem lugesin su raamatut ja sain aru, et see veinikultuur on hoopis teine tänu Ungarist, et kuidas Šotimaal selle aktsendiga sa elasid Glasgow's? Glasgow's ma töötasin Glasgow ülikoolis, mis on väga vinge rahvusvaheline ülikool, kus enamik inimesi olid saabunud mujalt, mitte siis Glasgow'st ja kes rääkisid sellist väga puhast ja ilusat inglise keelt enamjaolt ja seda broad Glaswegian, nagu nad seda kohalikku Glasgow sotsiolekti kutsuvad. Seda ma kuulsin ainult siis, kui ma kutsusin kas torumehe, elektriku või ma sattusin taksosse või ma bussipeatuses sattusin vestlema kohalike inimestega ja alguses läks mul ikka väga palju aega ja igasugused naljakaid juhtumisi on ka sellest ajast pärit, kus ma siis ei saanud õigesti aru või ütlesin midagi tobedat või nii. Aga üldiselt on raske, aga Suurbritannia ongi ju see sotsiolingvistika kodumaa, et igasugused erinevad piirkondlikud keelekojud, mida siis iga nurga peal, igas Agulis räägitakse natuke teistmoodi, erinevad ühiskonnakihid räägivad natuke teistmoodi, et see on nagu väga selline huvitav ja sellest võid ka rääkida nagu tunde lausa sellest. Aga jah, üldiselt ma nagu inglise keelt ma ei osanud võib-olla nii hästi, kui ma sinna läksin, aga jällegi elu õpetab, et ma arvan, et ma inglise keeles olen ka nüüd ikka väga vingelt see tasemel omadega ja olen ka inglise keelest vahepeal ühte-teist tõlkinud ja tunnen ennast väga koduselt siis ikka inglise keeles tänu sellele, et ma seal Šotimaal olin päris kaua tegelikult ja vahepeal käisin ka ühe treti Kanadas ära. Mis keeles sa mõtled ja näed? Ikka eesti keeles. Ei ole kunagi avastanud ennast kas ungari või inglise keeles mõtlemas? See on väga hea küsimus, et ei ole avastanud ungari ega inglise keeles mõtlemas. Küll, aga kui ma olin Soomes vahetusüliõpilane, siis ma avastasin ennast soome keeles und nägemas. See oli väga imelik ja väga üllatav ja natuke kummastav kogemus. Aga jah, see ongi see, et mis keeles, et võib-olla vahel ongi selline tunne, et sa ei mõtlegi nagu keeles, et sa lihtsalt väljendad ennast keeles, aga need mõtted võivad olla ju ka, või ikka ilma keeleta vist ei saa. Jah, ma arvan, et ma inglise ja ungari keeles küll ei mõtle, aga ma kasutan neid keeli küll väga hästi, nii et ma suudan, ma ei pea tõlkima oma peas, aga mõtlen ma ikka eesti keeles. Aga sina hollandi keeles? Mõtlemist kindlasti mitte, aga ma olen üksikud korrad näinud und, et mingi hetk oli, kus ma rääkisin hollandi keeles ja hommikul ärgates oli küll, et mis see nüüd on, et kuidagi nagu identiteeditunne, et ennem olgu see inglise keel, sest mul tegelikult mehega on kodune keel inglise keel, aga siis, et appi hollandikeelne unenägu, et kuidagi, et oi, ma olen nüüd endast mingi osa ära andnud, et inglise keeles mõtlemist
ta on pigem ilmselt, kui ma olen midagi ette valmistama pidanud, et ma saan selle inimesega kokku ja siis ma nagu mõtlen peas, kas ma neid sõnu kõiki oskan või, aga jah, unenäod on ikkagi eesti keeles. Ega see on, me oleme ju eestlased ja mis seal ikka, et miks me peame teistes keeltes und nägema. Just. Aga vandumine, see on hea teema, et ja vandumine eesti keeles ei tule mul hästi välja, küll aga ma oskan suurepäraselt vanduda inglise, ungari ja natuke ka vene keeles, kuigi ma avalikult seda väga ei tee, aga vahel, kui mingi suur asi varba peale kukub, siis ikka tuleb mõni selline vandesõna sealt üle huulte. Kas tuleb võõrkeeles? Jah, ikka. Väga huvitav. Mina ka vannun pigem inglise keeles või siis, kui on ikka väga seda R-tähega emotsiooni vaja öelda, et siis ilmselt ka eesti keeles, aga kindlasti mitte hollandi keeles. Selles minu Ungaris on ju ka see üks katkend, kus ma kirjutan siis sellest vähe vindisest vanamehest, kes koos minuga trammist maha jäi ja siis kuidas ta vandus, see oli nagu tõeline kunst. Et ungarlastel on nagu see vandumise sõnavara väga suur ja nad oskavad väga virtuooslikult sõimata ja vanduda ja ropendada, mida eestlased õnneks või kahjuks ei oska. Et vandumine on ka kunst. Jah, omaette kunst. Sa oled elanud Ungaris, sa oled elanud Šotimaal, Kanadas, Soomes. Mida sa nendest riikidest kõige rohkem igatsed, kui sa oled Eestis? Kui ma olen Eestis, siis ma ei igatse mitte ühtegi nendest. Eestis on kõik olemas tegelikult. Võib-olla ma natuke igatsen külmal, pimedal Eesti talvel, ma igatsen seda soojust ja avarust, mis on Ungaris, aga üldiselt ma olen Eestis väga rahul. Ja Eesti suves ma ei igatse mitte midagi. Aga et võib-olla sa sihid selle küsimusega natuke sinna, et mis mulle nagu kõige südamelähedasem oli nendest riikidest. Jah, et mis tõesti meenutused, et see oli, ma ei tea, kas Eesti paprika on sama hea kui Ungari paprika? No ma arvan, et Eestis me proovisime maal muide paprikat kasvatada ja see ei kasvanud üldse hästi. Igavene jänt oli temaga ja ta ei saanud valmis lõpul ja Ungaris ongi see, et see paprika kasvab tegelikult riikides, kus siis see päevane temperatuur ei tohi teatud alla mingit taset langeda, muidu paprika lihtsalt ei kasva ja ei saa valmis. Ei ole nii hea ja Eestis kahjuks ei ole sellist kliimat. Meil on see põuaeg küll, aga paprika vajab nagu pikemat sooja suve ja seda meil Eesti ei ole. Aga ma arvangi, et võib-olla ikkagi mulle kõige südamelähedasem oli tegelikult Šotimaa, sest see oli nagu kõige rohkem nagu Skandinaavia ja meie oleme ju ka kultuuriliselt ikkagi Skandinaavia osa, et kuigi geopoliitiliselt ja mis iganes Nõukogude okupatsiooni tõttu me olime ära lõigatud sellest Läänemere äärsest väga vanast kultuuri kontekstist selle raudse eesriidega ja mulle seal meeldis see huumor ja see toidud ja kõik see, kuigi tegelikult Eesti toitude vastu ikka midagi ei saa, aga see Ungari köök mulle nagu päriselt ei saanudki nagu väga nii 100% südamelähedaseks, seal on toite, mis mulle väga maitsevad. Kanadas meeldis mulle väga loodus ja Soome on ka väga tore ja armas riik ja ikka nagu kõik need maad, kus ma olen elanud, on mul nagu südames väga erilisel kohal, aga kõigil on nagu oma koht. Aga Eesti on ikka nagu see, ungarlastel on väga ilus väljend, szívem csücske, nagu mingisugune eriline koht su südames nagu või kuidas seda öelda, kõige armsam koht on ikka Eesti. Nii armas. Aga Ungari, kui toidust juttu tuli, et kui minna turistina, et mida peaks kindlasti 3 asja, mida peaks proovima Ungaris, et ei oleks see lihtsalt selline turistireis, vaid et ma käisin, sõin või jõin seda, kes on minu Ungari raamatut lugenud, nemad on väga palju öelnud ka, et nii palju räägitakse toidust, et eestlastel ongi see ka selline protestantlik suhtumine söögisse, et süüa on vaja selleks, et mitte ära surra, aga ungarlased nagu on tõelised hedonistid, et nemad oskavad toitu nautida ja Ungari köök on päris rikkalik, seal on hästi palju selliseid hästi kaua tasasel tulel vaaritatud ja hautatud toite, mida võib-olla Eestis nii palju ei ole. Ikka need paprikatoidud kõik, et gujaši supist alates, siis on see paprikaš ja need teised sellised ja liha muidugi nad pugivad hästi palju ja need lihatoidud on võib-olla tõesti isikupärasemad ja kuidagi ungaripärasemad ka.
mulle isiklikult, mina, kui ma Ungarisse lähen, siis mind need guljašid jätavad tõesti külmaks. Küll aga ma lähen alati kohvikusse ja võtan ühe kreemeši. See on selline magustoit, millest ma ka siin oma raamatus pikalt pajatan. Need magustoidud ja koogikesed on ka ikka väga ägedad seal Ungaris ja neil on mitu niisugust kuulsat martsipanitehast, mis siis neid martsipani komme ja asju toodavad ja ma ei tea, aga siis muidugi Ungari veinid, et kindlasti klaasike punast või valget veini vastavalt sellele, mis teile rohkem maitseb. Väga head veinid. Kõige paremad veinid on ikka sealt Lõuna-Ungarist, Villani veinipiirkond on hästi kuulus juba igal pool välismaal, aga võib-olla vähem teatakse Sexardi piirkonda. No muidugi Balatoni-äärsed veinid, Egeri veinid, neid teatakse ka, aga nendest võite siis kõik lugeda minu raamatus lähemalt ja nüüd ju ka Eestist läheb otse lend Ungarisse, et raamatupoest tuleb siis lennujaamas viimane moment, kus saab läbi käia ja siis see minu Ungari raamat kaasa võtta, et siis seal on väga palju kasulikke nippe ja kuna ma olen ise ka giidina töötanud mitukümmend aastat, siis ma proovisingi selle raamatu kirjutada nii, inimestel oleks sellest reaalset kasu, et nad lähevad Ungarisse ja see aitab neil siis Ungarit ja ungarlasi tundma õppida, neid kohti ja neid sööke ja jooke ja kõike, mis seal Ungaris on. Ja see sul õnnestus, sest mina olin käinud Ungaris Budapestis 2008 ja kuna ma olin ennem ka Prahas käinud, siis mul oli, et oi, sorry, Praha oli nagu ilusam ja armsam, et mina siin Ungarisse enam ei viitsi minna, aga siis sa kirjutasid selle raamatu ja ma lugesin korralikult, mul on need postitid kõik märgitud, et mis on nagu huvitav ja siis mu abikaasa, kes on siis hollandlane ja tema ei olnud Ungaris ega Prahas käinud, või siis Tšehhis ja suvel mul tuli mõte, et aga siis lähme, et just, et mul oli nagu uus huvi tänu sinu raamatule, et natuke rohkem näha, mu mehele oli kõik uus ja tänu sellele me läksime uuesti, kõigepealt käisime Prahas, ma väga vabandan, ja siis olime Budapestis, käisime, ma nüüd valesti ütleb, Balatoni ääres, jah. Ma tahan kogu aeg paikale öelda kogemata, et tänu sinule ma sattusin uuesti Ungarisse, ma ei oleks Balatoni järve äärde ilmaski läinud, sest autoga oli väga mugav minna, aga ikkagi paras sõita, et ma olen seal selles soojas supikausis ujunud, et minu jaoks oli küll, et jah, ma andsin uue võimaluse just, et näha, käia ja just need samad toidud, mis sa mainisid. Nii tore, aga kuidas sa siis rahule jäid nende juhistega, mis raamatus on? No ma saatsin isegi pilte sulle, kui ma olin, et üks täitsa mainitud kohvik, et seal need paremad, et ma ska selle magustatud nime, mis oligi see kreemeš. Jah, et see sai proovitud, hungaarikumi sai ostetud, paalinkad sai ostetud, et selles suhtes nagu jah, turistireis, aga väga teadlik, et nagu te ei ostnud neid külmkapi magneteid, vaid just, et vaatame, mis siin raamatus on ja siis lihtsalt seal Balatoni ääres väga suvalises kohas ööbisime, aga tõesti, et see järv on tõesti kogemust väärt. Väga omapärane kogemus, et kus sa pead kilomeeter kõndima, et saaks üle põlveni vette, aga väga, väga tore ja just kui mõtled, et ja see ongi kogu nende veekogu. Inimesed peavadki sinna tulema, et selles sogases soojas ravitoimega vees. Et me isegi sõitsime laevaga, et saime nagu selle kogemuse ka, et selles suhtes su raamat on väga turistisõbralik. Jaa, ma just selle pärast kirjutasingi, et oleks ka natuke kasu sellest. Kas raamatust jäi ka midagi välja, et sina tekitasid minus kadedust, kui sa ütlesid, et ma 3 nädalaga kirjutasin valmis, et õpetajal jõulupuhkus, paari nädalaga sai raamat kirjutatud, et kas sa pärast mõtlesid, et see jäi välja? Muidugi. Ma pärast mõtlesin, see jäi välja ja too jäi välja. Ja väga palju, või mitte väga palju, aga ikkagi päris olulisel määral, päris olulisi asju jäid sealt kahjuks välja, sest ma ei osanud seda kuidagi, see raamat nagu, see peab omavahel kõik haakuma, et see ülesehitus peab olema selline vettpidav, eks ju. Ja ma ei osanud mingeid asju sinna lihtsalt nagu sisse panna. Ja see ei ole päris nagu teise raamatu jagu, mis sealt välja jäi, aga jah, nii ja naa, ühte ja teist jäi ikka välja ka. Ja tegelikult ma jätsin teadlikult välja igasugused naljakad ja kahemõttelised lood ja sellised. Naljakad lood siis? Mõned naljakad lood jäid ju sisse ka,
aga et ma ei osanud jah, ma ei osanud neid lihtsalt siduda nagu selle olemasoleva tekstiga ja seepärast jäid siis paljud asjad ka välja. Aga eks ma siis kuskil veiniklaasi taga võin neid ju tuttavatele rääkida, nii et lähme kõrtsi ja räägime Ungari veinipõlvale neid või minuga tuurile ja et võite tulla Ungarisse. Ikka veel teen aeg-ajalt ka oma lõpuks keeditööd, kuigi mu suur kutsumus on eesti keel teise keelena ja olen väga-väga palju viimasel ajal just tegelenud selle eestikeelsele õppele üleminekuga ka ja see on minu südameasi praegu. Aga Ungari on ka ikka südames alles. Otselennuga saab Ungarisse ja kui nüüd keegi läheb seljakott seljas, vaatab, et Budapest nii ilus ja Budapest ja jõgi ja et ma jään nüüd kauemaks, et kas tööle või õppima, et mida peaks siis üks reisisell kindlasti arvestama, et sul raamatus oli, et ma ei tea, kui ema neiupõlve nime pole kuskil ankeedis kirjas, siis tõesta, et mida peaks nagu arvestama, et kui tahaks natuke kauem Ungaris olla? Ungari on ju praegu veel igatahes Euroopa Liidu liige ja eks meil on vaba tööjõu liikumine Euroopa Liidus ja tuleb võib-olla arvestada sellega, et ungarlased tegelikult oskavad palju kehvemini võõrkeeli kui eestlased. Et pikki aegu nõukaajal oli neil siis valdavaks võõrkeeleks saksa keel, kuna seal käisid saksa turistid ja inglise keel on nüüd võib-olla selle rolli üle võtnud tänapäeval, aga ega nad ikkagi nii väga hästi ei oska, et eestlased on ikka väga palju rohkem nagu keeleoskajad kui ungarlased ja võib sattuda väga naljakaid olukordi sellega, kuidas turist vaesekene tänaval proovib siis midagi küsida kohalike inimeste käest, kes karjuvad kõva häälega ja viivad kätte jalgadega, et talle ungari keeles midagi selgeks teha, sest ühtegi teist võõrkeelt nad kahjuks ei oska. Bürokraatia on Ungaris ikka veel niisugune vana hea Austria keisririigi aegne bürokraatia on väga tugevasti säilinud ja võib-olla igasuguseid naljakaid olukordi, nagu ma siin oma raamatus ka kirjutan pikalt-laialt sellest, kui tähtis on ema neiupõlve nimi. Ja kui see kuskilt ankeedilt välja jääb, siis tõepoolest võib juhtuda, et asjad ei toimi ja bürokraatiamasinaga tuleb ikka võidelda kõvasti. Aga üldiselt siis miks inimesed võib-olla Ungarisse tänapäeval ei lähe elama ja töötama on just see, et Ungari on hetkel jah, kahjuks siis poliitiliselt kuidagi nagu valesse kohta sattunud ja Viktor Orbán, kes on siis Euroopa paha poiss, ma isegi ei ütle paha poiss, kõlab nagu siuke väike võrukael on ju, aga tegelikult Viktor Orbán on siis väga halvasti käitunud, väga pahatahtlikult käitunud viimasel ajal ja väga paljud minu tutvusringkonnast ka on öelnud, et nemad pigem praegu Ungarisse ei lähe, sest Ungarisse minek tähendaks siis nagu nõustumist selle režiimiga. Täpselt samamoodi nagu kunagi siis inimesed ei tulnud Nõukogude Liitu, või Eestissegi, näiteks väga paljud väliseestlased ei tulnud Eestisse, kui oli Nõukogude okupatsioon, kuna nad arvasid, et kui nad siia tulevad, selle tulekuga nad justkui nagu nõustuksid okupatsiooni siis nagu niimoodi ametlikult tunnistama. Ja samas jällegi ungarlastele, minu sõpradel on väga oluline, et me ei jäta neid, et me käime seal ja osa neist on juba ära kolinud Ungarist, sest väga paljud, eriti noored on viimastel aastakümnetel Ungarist lahkunud ja nad ei nõustu selle režiimiga, mis siis ütleme, et väga paljuski takistab normaalsetel inimestel seal elada, et režiimi pooldajad ja nende käsilased, nendel on muidugi hea elu praegu. Aga samas jällegi see, kui me läheme, me võime just toetada neid nii-öelda režiimi vastaseid siis, kellel on niigi võib-olla raske hakkama saada ja kui te näiteks valite mingit ööbimiskohta, siis valige ikka selline väike peremajutus, kes ennast väga ei reklaami ja ongi veel hea, kui te saate ka selle poliitilise suundumuse kindlaks teha, et ka need inimesed saaksid võimalust, kes ei ole siis režiimiteenrid ja saaksid siis oma eluga hakkama. Aga nüüd varsti siis peagi on siis Ungaris ka valimised. Ma ei tea, millal see podcast eetrisse läheb, aga siis aprilli alguses on Ungaris valimised ja võib loota, et opositsioon seekord võib-olla võidab siis Viktor Orbáni ja tema Fideszi, sellepärast selle eesotsas on siis väga selline tegus mees Peeter Magyar, kellest ka jällegi kurjad keeled räägivad, et temast võib saada järgmine Viktor Orbán, aga loodame, et see nii ei lähe. Loodame, et Ungaris lähevad asjad paremaks ja
ja Ungari on tõesti viimasel ajal väga halvasti käitunud ka näiteks Ukraina suhtes, et on siis igasugustele Euroopa abi sellistele abi andmis võimalustele nagu kriipsu peale tõmmanud Ukraina ja Slovakkia. See on nagu praegu nagu väike häbiplekikene. Aga ma ütlen, et et kes ei taha minna sinna poliitilistel põhjustel, ärge minge, et oodake, kuni asjad paranevad, aga kes läheb, siis mine ja vaata seda Ungarit lähemalt ja see on tõesti tore riik. Seal on hästi palju võimalusi ja kõigile, kui sa oled niisugune luksuses reisija, siis seal on luksushotellid ja uhked šampanjabaarid ja rahvusrestoranid ja kõik. Aga seljakotirändajale samamoodi, kui sa oled loodussõber, siis Põhja-Ungari mäed, seesama Palatoni järv, võib-olla siis ka Ida-Ungari Pusta ehk siis selline stepiala, väga huvitav looduslik või siis Lõuna-Ungari, kus on jälle natuke mägisem. Et kõigile tegelikult on seal midagi ja seal on väga toredad muuseumid, väga huvitavad kohad, kuhu minna, hästi rikkalik ajalugu. Ungari ajaloost on ilmunud ka raamatuid eesti keeles, nii et tutvuge nendega ja muidugi see Minu Ungari, minu raamat on ka väga kasulik reisisõber kõigile neile, kes siis tahavad Ungarit tundma õppida ja ma soovin kõigile neile ka siis head reisi. Just, et mina omast kogemusest võin öelda, et piletikontrollid on igal pool, nii nagu sul raamatus on kirjas, et ärge hoidke seda paari eurot kokku ja mõtlete, et ma sõidan jänest, et tõesti metroos ei saa isegi välja, kui pileteid kontrollitakse ja teine, et kes läheb autoga, et siis see e-vinjett osta, aga seda et seda nad õnneks nagu rõhutavad väga palju, et igal pool on, et kas on ostetud, kui ei ole, keera ära, osta siit, et selles suhtes, ma ei tea, kuidas nad kontrollivad, ilmselt autonumbri järgi, aga tundus, et vähemalt see kontroll on nii-öelda tõhus ja ei ole lihtsalt, et rumal turist maksab siin mingi 15 eurot, et me nagunii ei kontrolli, aga las ta maksab, et seal tundus, et ikkagi on väga tõsiselt seda võetud, et kas on veel midagi, mida peaks selline lihtne turist teadma? No võib-olla üks hea nõuanne, et kui teile meeldivad veinid ja seal on väga ägedad veinikeldrid ja kindlasti teil siis tekib juhus neid külastada, palaval suve ajal, kui sa lähed veinikeldrisse, see on siis maa sees, seal kas maa all või kuskil mäe sees ja seal on siis stabiilne temperatuur kuskil 10-11 kraadi, suhteliselt niiske õhk, hea jahe, veinid maitsevad hästi, peab olema hästi ettevaatlik, kui sa siis sellesse suvekuumusesse tagasi tuled sealt maa alt keldrist, et siis ma olen näinud väga halvasti lõppenud selliseid külastusi, et tuleb olla ettevaatlik nende vägijookide tarbimisega, siis seal on jahedas veinikeldris, kui väljas on palav suvekuumus. Ja üldiselt küll jah, et jooge ikka vett ka ja Ungaris on ka väga head veed, igasugused raviveed ja mineraalveed ja jooge, sööge, tundke ennast hästi, aga ärge unustage siis seda, et ma ei teagi mida, et ärge unustage seda, et Ungari hetkel jah, ta on poliitiliselt natuke võib-olla vale kursi saanud, aga rahvas ju, seal on ikka neid ka, kes ei toeta seda ja mina ei tea kedagi või tean ikka kedagi, aga väga vähe inimesi, keda ma tunnen, kes toetavad siis Viktor Orbanit, enamik ikkagi toetab demokraatiat ja loodame, et Ungari saab siis ka uue suuna, kui valimised on toimunud ja Orban on sunnitud siis lahkuma oma ametist. Sellega ma arvan, et on hea ka lõpetada tänane podcast, et Lea Kreinini raamat Minu Ungari, tõesti väga turistisõbralik ja tühja kõhuga ei tasu küll lugema hakata, sest see toidu peatükk on ikka 1/3 raamatust vist, kui ma õigesti mäletan. Päris nii ei ole, aga päris palju tuleb juttu toidust. Jah, et suur osa raamatust on toidust, aga see käib Ungariga tõesti kokku. Aitäh, Lea, et sa tulid, aitäh, et sa selle raamatu kirjutasid ja loodetavasti tuleb raamatuid veel, et sa oled öelnud, et igas inimeses on üks raamat peidus, sinus on rohkem, et neid on ilmunud ja loodetavasti tuleb veel, sest nagu minusuguse, kes ütles, ei, mina enam Budapesti ei viitsi minna, sinu raamat ikkagi viis, nii et veel kord aitäh sulle. Aitäh ja head lugemist kõigile!